on kirjutatud? Väga hea. See on turg. Mis seal müüakse? Kala. Mida seal veel müüakse? Kartul. Kapsas. Tomatid, veel, kurgid. Aga mis maja see seal on? Koop. Mis see tähendab? Sillamäe lasteaia Päikseke õpetajad kirjutavad igal aastal oma projekti ja tutvustavad seda kolleegidele. See on väga hea ja positiivne kogemus. Lepatreenurühma projekti käigu ja tulemus tutvustab rühmaõpetaja Marietta. Meie oleme juba suured lapsed, me oleme 7-aastased juba, lähme sügisel kooli ja lapsed tahavad väga ise kõik asju teha. Sellepärast me valisime sel aastal projekti nimeks Me meistrimehed oleme, tööd me hästi tunneme. Ja me andsime lastele võimaluse kogeda erinevaid töid ja tegevusi ja toimetusi just nii, et nad saavad ise midagi katsetada, ise midagi katsuda, ise midagi teha. Meil käisid sügisel lapsevanemad, 2 isa käisid rühmas. Nad andsid lastele trelli kätte ja nad kruvisid trelliga kruvi sinna puidu sisse ja see lastele tohutult meeldis. Siis me käisime sügisel vaatamas ehitustööplatse. Kuidas tehakse, kuidas ehitatakse, mis masinad töötavad, arutasime, vaatasime, rääkisime. Me kordasime kogu aeg eestikeelseid sõnu, kogu aeg kordasime fraase. Lapsed õppisid, arenesid, said kasutada elavas situatsioonis just seda, mida on vaja, mis ongi konkreetselt selle tegevusega seotud. Nüüd sel kevadel me käisime linna peal jalutamas, vaatasime, mis asutused on, kes seal töötavad, mis tööd seal tehakse. Ja lõpuks lastel oli võimalus käia poes ja oma raha eest, milleks oli 1 euro, sest ressurss on piiratud ja iga laps sai 1 euro eest osta seda, mida ta tahtis sealt poest. Muidugi me käisime raamatupoes ja seal ei ole võib-olla nii suur valik, aga see vestlus ja et poe müüja rääkis lastega ainult eesti keeles ja nad pidid selle ostu sooritama ja nad said oma asja kätte, et see kõik oli nagu hästi-hästi huvitav ja hästi lõbus ja lastele väga meeldis. Et selle projekti kõige suurem väärtus ongi see, et lapsed said esiteks, nad said oma kätega katsuda, tööd teha. Ja teiseks nad said harjutada neid eestikeelseid sõnu ja fraase loomulikus keskkonnas, et ei olnud mingisugust luuletuse pähe õppimist. Ei, me pidimegi suhtlema ja kasutama neid sõnu, mida igapäevaelus on vaja. Et üks käik on meil tegelikult veel tegemata. Me tahame lastega tulla külla direktorile ja õppele juhatajale, et vaadata, kuidas lasteaeda juhitakse ja kas on hea olla direktor või õppele juhataja. Ja mida teha, et saada direktoriks? Ma usun, et lapsed oskavad küsida nii mõndagi.